Tere, kallid vaatajad! Täna on 29. september. Kell on 3 läbi. Toome teile videot sellest kuus natukene, et sellel kuul oli 14. september oli mu sünnipäev. Siis 21 oli Euroonik e-spordi päev. Väikesed videot sain teha, et panen teile siia video lõppu kindlasti need klipid. Ja mis siis veel? Siis kui te tahate minuga koos mängida Blockman Go Bedwarsi, siis Pro 17 olen ma. Liituge Discordiga, mis on, saate kirjutada kõiki küsimusi, mis te tahate teada. Ja nii. Oli tore. Ja näeme järgmises videos, mis on Bedwars Blockman Go's. Teen vännidega ka kindlasti videot. Kui tahate, siis Discord ja Pro 17 olen ma Blockman Go's. Ja saame Discordi vaikeruumis rääkida. Vaike rääkimiskanalis. Nii et teadega, näeme järgmises videos. Mis tuleb õige pea. Mis see küsimus oli? Tead, ma küsin uue küsimuse, sellepärast, et küsimus on juba nii pikale läinud. Ma küsin sellise küsimuse, et mis te ise arvate, kuhu striimimaastik Eestis veel edasi areneb? Kas on üldse kuhugi edasi areneda või on juba vaikselt lagi ees? Mina arvan küll, et ta areneb edasi aina, sest erinevaid uusi asju tuleb nagu peale nii palju. Puhtalt nagu vaadates neid YouTube'is ja Twitch'is peiks ja niimoodi, et seal tuleb nii erinevad kontenti tuleb igalt poolt nagu Eestis, välismaalt. Ma ütlen küll, et see on mingi tipp küll nüüd käes. Jah, kindlasti see tipp ei ole käes, aga kuidagi Eestis noored, minu arust väga noored, siis on pigem YouTube'is. Et näiteks kui võtta Eesti Twitch'i, siis ma arvan, et Twitch nagu väga ei arene, väga aeglaselt. Et mis pigem võib-olla areneb nagu üleüldises mõttes ja on nagu võib-olla ongi tulevik, ongi võib-olla YouTube, ma ei tea. Et see Eesti Twitch kuidagi on jäänud seisma, aga noh, võib-olla see muutub, ma ei tea. Minu arust on ka see, et pidev areng käib nagu, see on... Sul on igast emote'i, sul on Twitch Prime, sul on September näiteks, et hetkel saab sootsamalt. Siis... Tere näha veidi striimi raha pärast. Ei, need on lihtsalt boonus. Et noh, vot Twitch'is on midagi kodused ja huvitavad. Seal on YouTube ja Twitch'i vahel üks üleseit. Võib-olla see Twitch on natukene ligipääsetavam massidele, mida sa tahad oma selle striimeri kohta teada saada kui YouTube. Aga ausalt, vahet ei ole, kus sa teed. Sa pakud ikkagi põhimõtteliselt mingisugust contenti seal ja aga noh, reeglist on kindlasti erinev. Mida te võib-olla ütleksite just lastevanematele, et kindlasti see ei ole mingisugune levinud müüd ja tõde tegelikult vaatajaid on päris palju alaealisi ja 12-13-aastaseid poisse, kes fännavad teid, vaatavad, aga võib-olla vanemad ei saa sellest aru. Mida te ütleksite lastevanematele, et miks teid just fännatakse, aga mitte, ma ei tea, Tarmo ei fänna Karl-Erik Taukarit? Korda küsimuse lõppu eest. Et miks just teid, aga mitte mõnda muusikut, et see on suur nagu tendents, et nooremad pigem fännavad striimereid. On ka muusikute striimerid. Kindlasti on samamoodi muusikat seal, aga see on võib-olla siuke ongi meelelahutus tegelikult nende jaoks, kes seal kui vanemad kardavad, siis et me teeme väga palju lollusi, siis tegelikult väga palju ei tee. Ei ole vaja põdeda nii palju. Natukene ainult.